Ehituselulabori kuulaja. Loodetavasti on sul vahepeal kõik kenasti läinud ja oled ka kõik eelnevad jutuajamised meil ära kuulanud. Täna tuleb nendel juttudele lisa. Olen külas mu heal kolleegil, rõõmsameelsel inimesel ja fotograafil selleks, et ajada pildi tegemise juttu siit ja sealt poolt. Reti Kokk. Ta on fotograaf, kelle portree ja pulmapiltides on hea aura, mingi mõistetamatu soojus. Kohe uurin, kuidas ta seda kõike teha suudab. Kuula sinagi. No nii, tere Reti! Tere Jaanus! Rõõm on sind kohata sinu uhkes ja suures ja avaras stuudios. Enne kui mikrofon käima läks, siis ma rääkisin sulle seda lugu, et ma olen siin stuudios juba enne käinud. Küll nurklihvijaga ehk siis maakeeli rellakaga. Mõni korrus kõrgemal sõber ehitas korterit ja siis ma käisin tal appi kahel kivi seina sauna lõikamas ja siis siin ruumis ei olnud veel kedagi ega midagi. Ja siis siin ruumis sai siis rellakaga siis tolmutada üles alla käia, nii et jah, siin see kööginurgas siin kuskil sai seda teha siin. Ja, minu ajas korterrellakat näinud ei ole. Jumal tänatud, eks ole, ma ajasin sellist tolmu siin. Nii et selles mõttes olen ma su stuudios juba salaja käinud ja olen ka mõelnud siis, kui see stuudio siin, kui see ruum oli veel vaba. Ja siis öeldi ka mulle, et see ruum on vaba, et umbes koli sisse, mõtlesin, et mis ma teen selle laudaga, eks ole. Tegelikult on ta elamiseks suht mõttetu. See ruum, mis konkreetselt, ma ei mõtle teisi ruume enne. Aga sellise stuudio ja fotograafia või arendamiseks või videostuudioks oleks ta ideaalne küll. Ja mind ka just see suurus siin just kui võlus, et selleks, et midagi luua, on mul tunne, et on vaja seda ruumi ja seda avarust, et vahel on tore niimoodi koopas olla, aga see inspireerib mind rohkem. Kus sul enne seda äkki mingi palakas seinas oli, kus inimesest pilti tegid? Kas oli kuskil? Jaa, üldiselt mitte eriti. Ma kasutasin erinevaid rendistuudioid ja pigem eelistasingi pildistada siis nagu kas looduses või inimeste kodudes, aga on ka olnud juhtumeid, kus ma Kundas enda 5. korruse ühetoalises korteris kutsusin inimesi seina äärde ja tegin neist seal passipilte ja kui oli valimisteks pilti vaja, siis käisid poliitikud ka külas, et saab ka väiksemas ruumis asjad aetud. Jah, selle fotograafia koha pealt kohe tuli mul sinu selle seina äärde panemiseks lugu meelde, kui ma vahepeal mingi periood töötasin Tallinnas ühes kirjastuses ja seal reklaamiosakonnas ja ma pidin seal tegema autohooldustarvikutest mingit reklaamjuttu ja raha sisse tooma. Ja siis oli vaja nagu nendest autohooldusvahenditest pilti teha, et pilte siis tekst juurde ja siis arve, eks ole, müüjale, et niimoodi raha teenida. Ja oli vaja üles pildistada, eks ole, aga mingit stuudiot või mingisugust asja ei olnud. Aknalaua peal, valge suur paber ja siis niimoodi peegeldused läbi päevavalgusega siis see pildistatud ja pärast kujundaja võttis taustad ära ja pani ajakirja ja klient küsis, väga hea stuudiot, ma peaks teile stuudiosse külla tulema. Mõtlesin, et praegu ei saa. Praegu ei saa. Tahtsin vingerdasime kuidagi ära, et kui tahaks näid me aknalaua peal mingid asju teeme, siis võib-olla äkki ta rohkem väga ei oleks huvitatud. Ja eks see on alati üks asi, mida klient näeb ja teine, mis see maailm või see pilt seal nagu taga on, et tihtipeale tahetakse näiteks pildistama minna kuskile ilusasse kohta justkui jutumärkides, aga see valgus näiteks seal ei pruugi üldse ilus olla ja nagu läbi kaamera silma paistab see maailm alati teistmoodi. Kuigi kui sinna tootefotode maailma minna, siis ega õige pea ilmselt sellist asja võib-olla vaja ei olegi, et annad selle toote suvalise telefonipildi ette ja loob AI sulle igasuguseid maailmaid sinna taha. Kindlasti me AI-st jõuame veel rääkida küll, aga see, et sa üldse fotoga kätte said, mis geenirikke sind tabas, et sa fotograafiat hakkasid kunagi tegelema fotograafiaga? Jaa, see on tegelikult läheb üsna pisikesse, kui me olime üsna väike sinna aega tagasi, et kui ma olin pisike, siis olid veel filmikaamerad, meie peres ka selline klassikaline point and shoot nagu
jah, ja kui siis me peresse tuli esimene digikas, mu tädi ostis endale digika ja iga kord, kui ma olin siis külas neil, siis see digikas oli minu päralt ja ma käisin kõik aiamaad ja naabrikassid pildistasin üles ja metsa vahel tuiasin sellega ringi ning tol ajal oli siuke tore leht lastele ja noortele nagu mängukoobas. Ja kui algselt sai seal nagu mängida igasugu mänge, siis mingi hetk tulid sinna foorum ja foorumist veel edasiarendus sellised nagu mingid urud või mingi selline asi. Sa tegid urupilte või uruelukatest? Isegi mitte, aga seal oli selline disainiurg ja kunstiurg ja fotourg, kus siis toimusid erinevad justkui sellised võistlused või ma ei mäleta isegi, kas need olid siis sealt nende poolt korraldatud või noored ise korraldasid, et laadige sellest piltu üles. Oli midagi küll, jah. Ma olen neid näppinud kunagi. Kuna hästi populaarne koht oli see lastel oli. Ja siis, kui seal toimus siis selline esimene vabal teemal fotovõistlus, ma laadisin sinna üles pildi, mis oli selline mänguväljaku liumägi nagu altpoolt üles pildistatud ja siis seal nagu üleval paissib pilved ka selle sama digikaga tehtud kuskil Tammsalu mänguväljakul. Ja see sai ära märgituks, nii et mul oli nagu, jess, et vau, et nagu väljaspoolt ka keegi nagu märkab seda, et et mingit sukast asja saab teha. Sa tegid lihtsalt, sulle tundus, et nii on see rakurss on äge või keegi ütles, et kuule või see tädi või kes, et tee nii või naamoodi või jälgi selliseid asju? Või... Ei, selles mõttes keegi mind nagu ei juhendanud, see oligi pigem selline enda vaade ja tõenäoliselt ma pildistasin hoopis seal äkki oma õde-venda, kes seal samal ajal mängimas olid ja siis nagu aga need peale jäänud ja jooks taevas ja see ja just. Ja auhind tuli kolinal, eks just. Ja siis see tekitas minust sellise hasardi, nii et mis ma võisin siis olla mingi selline 10, 11, midagi sinna kanti. Ja ma hakkasin osalema nagu niimoodi, ma ütleks maniakaalselt erinevatel fotovõistlustel igal pool, kus kogu aeg mingi konkurss oli, alati ma proovisin siis midagi pildistada ja saata sinna ja mõned konkursid olid täisealistele ja see oli alati nagu pettumus, et mis mõttes nad minusuguse lapse pilte ei taha sinna. Aga selles mõttes oli sinu jaoks ju tõuge, et sa said ju mingi hea sellise müksu, et su pilte märgati, et proovin veele. Ja õige pea mu pere sai ka aru, et see asi vist on nagu meeldib mulle, nii et kui ma olin 12-aastane, siis mu vanaisa kinkis mulle sünnipäevaks päris oma peegelkaamera, mis oli kohe siuke nagu hüppeline kvaliteedi mis marki aparaat see oli? See oli Olympus E410 2 objektiiviga. see oli tase. Enne kui minust räägime natukene vahepeal siin lugusid juurde, me oleme tegelikult ju ühe kandi mehed, nagu öeldakse. Me kundakad. Ja suht naabrid, eks ole, kõrvalmajades põhimõtteliselt. Mina siin lapsepõlvest midagi ei mäleta, sest mina vist kolisin juba linnast minema, kui sina seal tegusid tegema hakkasid. Aga see nagu ei sega. Tulles just selle fotograafia juurde, sul nagu see tädi oli selline, kes siis nagu kuskilt andis sulle võimaluse või mis iganes. Minu perekonnas oli ka suguvõsas oli tädi Leida oli selline, kes oli fotograaf. Tegi mustvalget pilte, ta ise ilmutanud, ta saatis viis need pildid alati Tallinnasse sinna teenindusmajja, kus praegu hotell on Viru keskuse vastas. Seal see hõbedaste suurte sammastega selline. Seal oli teenindusmaja, seal oli fotolabor. Nad saatis sinna, kõik meie suguvuse pildid on tema poolt tehtud. Ja ma mäletan, ma olin mingi ajal juhul äkki mingi 6 või umbes selline või mingis vanuses ma võisin olla või isegi 7 võib-olla. Siis ma ükskord avastasin, et alati meil seal pildialbumis on meie perepildid ja aiamaalt sealt ja mis iganes tegemistest ja kuskilt ja huvitava, kes pildistas? Fotograafia meil ju ei käinud. Ja siis ma mõtlesin välja, et proovin õige, teen katse. Läksin siis oma sinna kušeti peale, võtsin selle kušeti, nii-öelda kušeti padi, selline hästi suur pikk padi oli. Võtsin selle nii-öelda kaenlasse ja jäin korraks nagu still, nagu siis, et äkki fikseerub see fotona niimoodi. Ja siis mõtlesin, et homme lähen vaatan sinna albumisse, kas tekkis foto sinna. Ma arvasin, et tekkid ise kuidagi, sest fotograafi meil ju ei käinud. Ei käinudki, sest et tädi tegi ise pilte. Nii et ju siis mingi geenirikke on suguvõsas ka kuskilt olemas. Ka minu esine fotokas oli ka Smena 8M, see maksis 15 rubla. Ja see oli Taara eest ostetud.
vanaema vaatas, et mis ma siin sügelen, et kuule, tee sahver tühjaks, vii pudelid ära ja aga vanasti Taara punkt oli, tead, kus vanasti Kundas Taara punkt oli? Pole õrna aimu. See selles ajast enam ta ei toiminud. Surnaja lähedal. Kõlab morbiidselt. Aga see oli elujaatav tegevus, see oli jah, seal, nagu sealt, kus see eakate kodu on, seal linnast välja hakkad sõitma, siis seal on enne Surnaja, on üks tühi plats, seal oli Taara punkt ja sinna tuli vedada ja Rakvere maantee 33, kui sa tead, mis on seal Sadama tee ristis, kus see vennas kalmistu on, mis iganes sealt kandis, see on vanaema elas seal. Ja siis vedasin kartulikottidega sinna. 2 päeva. Sellepärast, et Taarat võeti nõukogude aega vastu pestuna. Musta Taarat ei tohtinud viia. Okay. Isegi need etiketid tuli maakraapida. Need leotasin tal seal külmaveega, kaevuveega seal niimoodi, ühesõnaga, et tegin tööd. Ja siis panin rattapulga peale selle suure kotti, lohisin 2,5 kilomeetrit siis sinna Taara punktis, tädiva vaatas ka, et wow, mis toimub? Mis toimub? Sain 20 rubla kokku. Nii et 15 ostsin fotoka ja siis ostsin keemiat asju sinna juurde film. Nii et Kundast vist on see väga viljakas pinnas meil, ma arvan. Ja, tundub nii. Aga sa ju tegelikult oled selle fotograafiaga ju siis ju edasi tegelenud ju üsnagi kooliaeg ka just või? Koolis päris või? Ja, et edasi ma, eks oligi, hakkasin jäädvustama erinevaid koolisündmuseid ja ma mäletan, ma olin ainult 14-aastane, kui klubist Maiu kutsus mind pildistama laulukarusselli. Maiu kingas siis. Ja see oli ikka päris hirmus. Ma mäletan, jalg värises ja läksid sinna ja hakkasid pildistama ja samal ajal ka Jaanus Prits pildistas seda sündmus seal, et siis oli samal ajal selline suured olnud tuletajad pilti on ja just, et mis mina seal väike tüdruk, aga sealt alates ma jäingi klubi erinevaid üritusi jäädvustama ning see oli tõesti nagu jälle selline tohutu arenguhüpe ja ma olen nagu tohutult tänulik, et mind sinna kutsuti, sest teadagi klubis pole just eriti lihtne pilti teha, seal on kollased seinad ja hämar ja kiire liikumine ja pime ja see sundis hästi kiiresti arenema. Jah, see valguspark seal ei ole pildistamisega video tegemise jaoks nagu mõeldud, et suhteliselt vaenulik on selle kunstiga tegelemise jaoks. Aga saaks blogi ka tegema või? Ja tollal oli üldse blogide tegemine oli tohutult populaarne, see oli blogide ajastu, kõik pidasid blogi, sotsiaalmeediat, meil sellisel kujul veel ei olnud, oli mingi Reit ja Urkut oli tegelikult ka, aga blogid olid tohutult teemas, niisiis ma hakkasin postitama kõike, mida ma pildistasin ja tasapisi hakkas kuidagi sealt kaudu tekkima juba huvilisi, kes tahtsid ise mu kaamera ette tulla, nii et lõpuks, kui ma olin 17, ehk siis ma ei olnud veel gümnaasiumigi lõpetanud, siis ma pildistasin juba oma esimesed pulmad. Wow. Nii et Kunda koolis tollane, ma ei mäletagi sotsiaalpedagoog, huvijuht, tema siis, kes oli ka näinud mind neid koolisündmuseid asju pildistamas, kutsusid mind siis oma pulma jäädvustama. Kas see liikupilt sind ei paelunud siis tol hetkel veel või? Paelus, väga paelus, isegi nii väga paelus, et see Olympus, mu esimene peegelkaamera, see ei teinud liikuvat pilti, seal ei olnud filmifunktsiooni ja tollal oli siuke konkurss nagu koolifilm ja mulle nendest konkursitest osavõtna meeldis, aga kaamerat ei ole millega filmida, niisiis ma avastasin enda jaoks stop motion animatsiooni ja osalesin ikka seal koolifilmil, tegin sellise üsna klišeeliku süžeega animatsiooni, kus siis mänguasjad öösel ellu ärkasid ja hakkasid siis seal toas ringi liikuma. Mingi elulugu, mingi esimene versioon. Jah, põhimõtteliselt. Eel-versioon. Just, et alguses lapsed askeldavad, lapsed lähevad magama ja siis kõik need mänguasjad, eks siis liikusid seal, mis nagu tagantjärgi mõeldes, mul ei olnud mingisugust stsenaariumit, mitte midagi, ma tegin 2 päevaga, lihtsalt pildistasin selle valmis, panin kokku ja see sai ka ära märgituks sellel konkursil, seda näidati lausa kinos ja telekas ja see andis järgmise kannustuse, et Ego sai hea pai, suure pai, eks ole. Ja just. Seda on tegelikult vaja sellist tunnustuse asja või
või sellist tähelepanu või märkamist. On sul olnud mingi hetk, mingid tagasilööke ka olnud veel, mis iganes algusperioodil näiteks, et oled kuskil mingi ämbrisse pannud või midagi läks teistmoodi, kui ise oleks tahtnud või? Kohe niimoodi isegi ei tule pähe. Et ikka mingitel võistlustel oled osalenud ja oodanud nagu mingisugust tulemust seal ja tihti ei tulegi mingit tagasisidet ja see on ju ka tegelikult okei ja ei saagi eeldada, et kogu aeg kõikjal läheb hästi, aga jah, ma ütleks, et mul isegi mingeid selliseid suuri ämbreid, eriti algusajal ei olegi olnud. Ma kipun selline ärev inimene olema, et mul on vaja alati nagu plaan B-d ja siis igaks juhuks plaan C-d ja plaan D-d ka, et kogu aeg nagu kõigeks valmis olla. Aga samas, kui ma mõtlen, mul see nagu esimene pulm või siis võib-olla siis nagu teine pulm isegi, sest kõige esimene pulm oligi mu tädipulm, kelle digikaga ma hakkasin alguses pildistama ja siis seal teises pulmas, mis oli siis just ka esimene selline võõraste inimeste pulm, et seal pulmapäeva hommikul ma olin seal ilusalongis, jäädvustasin, kuidas pruut valmis saab ja siis mul oli kaamera ühes käes, üks lisaobjektiiv, see klassikaline Nifty 50 50 mm pisike objektiiv oli teises käes ja ma ei tea, mis seal juhtus, ma lihtsalt lasin selle objektiivi kivipõrandale käest lahti, nii et mul kukkus pulmapäeva hommikul see objektiiv pooleks. Ja tegi kõik toru pealt, tegid mingi teleobjektiiviga kõik? Ja kõik tegin, see oli Tamroni 18-270 objektiiv. Teise toa nurka minema, eks ole, et saaks mingi pildi normaalse kätte? Ei, selles mõttes, ta oli vaata lainurk ka, eks ju, et nagu sellega kannatas kõike teha, aga nagu see ütlus on, et jack of all trades, master of none, et eks ta oli selline, nagu ta oli, aga ma olin väga üllatunud, kuidas, või nagu ka tagant järgi vaadates, et kuidas ma sellel päeval suutsin ennast nagu koos hoida, et mul kukkus objektiiv pooleks. Töövahend põhimõtteliselt. Just, mul oli mälukaarte pigem vähe kaasas, sest ma ei olnud arvestanud, et pulmapäeva jooksul tuleb nii suur nagu mass neid pilte. Aga kõik sai tehtud ja pruutpaar oli hiljem enam-vähem rahul nende piltidega või mida sa ootadki ühelt 17-aastaselt, eks ole, et aga tagasi vaadates need pildid isegi pole nagu üldse pahad. Et kannatab vaadata ka praegu või? Ja kannatab vaadata ka praegu ja see oli siis nüüd 11 aastat, peaaegu 12 aastat tagasi. No võt, isegi minu esimesed videolõigud on minu YouTube'i kanalil täitsa olemas. Normaalne inimene kustutab need ära, ei näita teistele, aga mina olen need alles jätnud enda jaoks. Kui keegi teine ka näeb, see on tema probleem. Aga need ei hiilga mingisuguse tehnilise oskusega ja ma olen ka ise otsija, ise leiutaja. Ja see on hea vaadata tegelikult, et kuidas ei tohi filmida. Ja mul on sama, ma võin ka öelda salakaduskatte all, et see minu esimene blogi on ikka veel üleval ja mulle endale meeldib vahepeal sinna tagasi minna ja vaadata mingeid pilte, et mida enam võib-olla ei postitaks, aga minu jaoks nendel piltidel on selline mõnus mälestus ja nostalgia küljes. Tegelikult on ta sinu nii-öelda ju portfoolio, õpimapp tegelikult. Ja. Näitab sinu mingit protsessi või teekonda. Et mina ise olen ju vahepeal ju alustanud tegelikult ju VHS videokaameral salvestamisega. Kui mu esimesed videod olid üldse sellised VHS suur kassett käis sisse, see oli mul hõimlas ehk siis kaugelt nii-öelda sugulase nii-öelda kaamera, sain laenuks nädalaks ja siis käisime mööda Lahemad ringi, et kõik, ma filmisin järjest. Kõigetame mõisadest, siis filmime loodusvaates, mingisugused loodusilusatest, kaunitest paikadest, montaažiga on mul mingit asja jõud võimalus. Nii, filmisin Palmses ära, nii kaamera autosse, nii Kolgasse, eks ole, Kolgamõistes, nii, siis Vihulasse, siis niimoodi Sagadisse, ilge, ajasin kilomeetrid kokku. Siis vahepeal loodust ja värki, aga see kahjuks see kassett on mul kolimistega ja elumuutustega siin kuskil kaduma läinud. Ja mul on kahju, et mul ei ole sellest koopiat, see oleks täitsa huvitav vaadata praegu. Aga hiljem tuli ju need igast Hai 8 videokassetid ja nii edasi. Tunnised siuksed väiksed ja kassetid, need mul on ka terve sahtel on siiamaani täis, ei raatsin kuidagi ära visata. Ja siis, kui tulid mälukaardid, SD-kaardid, siis hakkas asju juhtuma. Kas sul on nendega juhtunud midagi? Nagu sa mõtled erroreid? Jah. Ma ütlen, ma olen nagu
mul on, ma ei tea, mingi mälukaardi jumal on mind õnnistanud, mul ei ole väga suuri errereid juhtunud. Ühe korra ma suutsin kustutada ühe pruutpaari nagu, mitte terve pulmapäeva, ma õnneks olen nagu pulmades ka duubeldanud, et mul on 2 kaamerat, mõlemas kaameras 2 mälukaarti, kuhu korraga, aga siis mingi jupp neid pilte oli kuidagi sealt rändama läinud ja no mul neid SD-kaarte on ikka kümneid ja ma kõik need SD-kaardid lasin mingist programmist läbi, et ta suudaks taastada neid ja noh, see ühe kaardi taastamine ka, see võttis ikka tunde ja lõpuks need pildid olid viimase kaardi peal, mis ma taastasin, ma olin nagu päevi läinud selleks, et kõiki neid ja ma sain kätte need ja olid korralikud failid ja kõik toimis ja rohkem sülitan üle õla ei ole siukseid asju nagu juhtunud, et selle SD-kaardiga oli aastaid tagasi, nüüd juba võib öelda aastaid tagasi, see lugu läksin tolleaegse reaalgümnaasiumi lastekooriga läksime ja Prahasse jõululaulude ülemaailmsele festivalile, mingi võistlus oli seal. Ja ma läksin kaasas, et teen väikest filmikest, kuidas me siis käime seal, kuidas elu üle aja seal meie koorijuht, kes seal läheb ja teeb ja kolmalt möllab. Ja siis selgus, et võideti kuldmedal, mis iganes seal töösõnaga. Aga 3. päeva hommikul, kui mul oli materjali juba salvestatud, ütleb kaamera hommikul, et kaart on pekkis. Ja siis mu maailm kukkus kokku. Võtsin teise kaardi, panin sisse, kui nad ei olnud suured kaardid, 64 gigased kõigest, panin teise kaardi sisse, mul mingi materjal on alles ja ma ei saanud seda taastatud. Kuigi ma taastasin, aga 9 sekundilised jupid tulid, millest oli sekund vahepealt puudu. Ma isegi võtsin raha ja panin selle peale, et see oleks nagu ametlikku. Ja see materjal mu siiamaani lõplikult kokku monteerimata, ma tunnen, kuidas see võtab mult energia ära. Ma ei ole ära visanud, ma olen olemas. Mingi Reali TV-le sain selle saate kokku, mis seal käis ja mingid sutsakad kaadrid, sa lõikad loo kokku, eks ole, aga siis pikemat dokki, nagu ma tahtsin teha, see on siiamaani tegemata. Koos intervjuude asjadega. Et see oli nagu, see võttis mul nii moti maha, et see oli kohutav. Ja sellised asjad nagu, juba nendest rääkimine, nagu ma arvan, iga foto-video inimesel võtab nagu sellise kõhedaks. Aga siis samas mulle meeldib ennast nagu rahustada selle mõttega, et okei, jah, pulmapäevad on kordumatud ja need reisid on kordumatud ja kõik, aga lõpuks meie tööst ei ole kellegi elu. Kui need failid, mingid asjad lähevad ka kaduma, ilgelt nõme on olla, ilmselt tuleb nagu kogu raha tagasi maksta, käia häbi nägu peas, aga kõik jäävad ellu. Kõige lollim mõte, mis minul ka pähe tulnud, et sõna ju liigub, levib ju kohe, et see ei suuda ja mis iganes, eks ole, ma saan aru, igal ühel on see materjal, mida ma olen salvestanud, on oluline, eks ole, ja ma olen seda talle lubanud teha, ma olen vastutuse võtnud. Ja kui selgub, et kaart on pekkis ja ma ei saa materjali kätte või 2 korral olen filminud materjali, olen ära formattinud ilma, et ma olen arvutisid teda kopeerinud. Siis ikka vahepeal mõtlesin, et ma lähen tootvale tööle, ma jätan selle töö maha. Aga mul oli mingisugune error oli seal, nii palju kaart oli mul vähe vist ja ruttu ja tavaliselt ma kopin ja järgmine töö tuli peale ja ma ei kontrollinud. Aga õnneks klient oli mõistlik, ütles, et aga teise päeva materjal on sul alles ja mõtlesin, esimene päev oligi suht jama. See ei ole väga kahju. Mul oli muidu kergem, aga ei ole viinlik tegelikult. Mõtlesin, et sorry, Ja nõme ka, inimesed pulmituvad, ja siis sul öeldakse, et kuule, ei tulnud välja, teeme uuesti, Sellepärast ma olen ka nii palju edasi tehniliselt teinud backupi enda jaoks, et kui on pulm, siis on 2 kaarti dubleerib kohe, et mis iganes ühega juhtub või et mul on backup olemas. Et alati tuleb kõigeks valmis olla ja mis ma olen ise täheldanud, et eriti kui ongi selline, ma praegu töötangi põhiliselt pulmafotograafina, eriti suviti, kui on see kiire hooaeg, kus ongi üks pulm teise otsa muudkui, et tuleb paika panna süsteemid, mida tuleb järgida igatpidi, et mul on nagu
ükskõik kui hilja öösel ma sealt pulmast koju jõuan, ma sama päeva õhtul ma pean panema kõik need pildid ja videod ja kõik materjali endal arvutisse laadima ja samal päeval kohe ka kõvakettale, et kui mul on juba ta nagu 4 andmekandjal olemas, siis ma võin minna magama. Täpselt, sama teen mina, aga 2 korral ma libastusin ja ei teinud seda. Et kopeerin arvutisse lisaks veel backup kettale, et sulle, et mul on, ja tavast ma neid SD-kaarte enne ei võtta kasutusse, kui mul on materjalina üle antud, monteeritud ja ära on antud. Et igaks juhuks, no mida iganes on. Aga 2 korral jah, siis kolistasin jämbrit, et õnneks kliendid olid väga mõistlikud ja õppisin sellest ja ma loodan, et 3. korda ei tule. ja eks see ongi kõik see töö, mis nagu tegelikult kliendi eest jääb ju peitu, et kui tihti on küsimus, et miks need foto-videoteenused nii kallid on, et juba see mälukaartide kogus, mis on tarvis selleks, et kõike nagu ohutult säilitada, pluss siis kõik pilveteenused, asjad, et ka ju need füüsilisel kandjal kettad ei ole lõpuni ohutud, et mul endal on kogu aeg paranoia, et ma olen vaadanud mingisuguseid kaste, kuhu saaks panna, mis oleks mingid tule- ja veekindlad, kus ma saaks hoiustada enda kettaid, et nad püsiks paigal, aga... Ma arvan, et see paranoia on õigustatud sellepärast, et me ei tea iial, kuidas mingi asi võib nende säilivust mõjutada, ükskõik mis iganes. Naaber tõmbab sulle vee peale või mis iganes muud force majeure võib olla, et see materjal võib kaduda. Et jah, kas sul on andnud näiteks mingi sa oled põhiselt pulmaga tegelenud, kas sul on olnud ka sellist varianti, et klient ei saa aru, sa mainisid, et miks su hind nii kõrge või tema jaoks on? Kuidas sa seletad talle seda? Mitte, et sa nüüd mingi hullult mingisugune hüperkallis oled, aga siiski klient, ma olen ka kogenud seda video tegemisel, et kui ma ütlen mingi pulma videograafina selle taksi, siis pööritatakse silme, öeldakse, et vau, mõtlesin, et siis ma seletan ära. Kuidas sa seletad, miks sa nii kallis oled? No üldiselt mul on juba kodulehel ja nendes hinnapakkumistes välja toodud, et mis see siis nagu väärtus on, mida ma pakun, et kui kaua ma seal olen, kui palju pilte saab, mul on alati ka mingid eelnevad kohtumised seal, et ma enam ei lähe ka sellistesse pisikestesse pulmadesse, kus ongi ainult registreerimine, ilupildid, kunagi niimoodi, et ma ei ole seda paari eelnevalt kas päriselt või videokõnes näinud, sest see kontakt on minu jaoks nii oluline. Ja ma ei tea, mul on tunne, et mul on õnneks väga mõistlikud kliendid sattunud, et kes oskavad nagu hinnata seda ja kui ka keegi küsib näiteks mingisugust soodukat või midagi sellist, siis üldiselt ma pakun seda siis kas või ainult nagu selle pealt, et ma ei tea, ma võtangi rohkem aega selleks, et pilte töödelda, et nad saavad need hiljem kätte või midagi sellist, et otseselt seda ma ei ole pidanud isegi põhjendama, et miks mu hind nii kallis on, vaid pigem ongi, kui meil on see kohtumine ja siis ma tutvustan oma neid pakette ja asju ja räägingi ära, et kuidas ma kõike varundan ja ma hoian ka pärast pulma aastaid neid pilte alles, et kui midagi peaks ära kaduma, et mul on tunne, et inimesed näevad selles väärtust. Sarnane, kui pulmaga mul samamoodi, siis ma ikka tahan aru saada, mis on nende ootused ja soovid. Ja kui ma olen alati neile öelnud, et hind algab umbes mingisest teatavat taksist, aga see hind ei ole kivisse raiutud. Et saame kokku arutame ja siis ütleme, kas ta läheb ülesse poole või allapoole. Kõik oleneb, eks ole, mis keerukusi või kui palju on. On olnud pulmi ka, kus on pruutpaar tellinud. Ja laulatus peab olema 4 kaamerat. 4 kaamera montaaž, palun. Aga pulma, kus pidu toimub, seal piisab 2. Okay. Siis ma pean teada, ma pean leidma kellegi lisaoperaator, eks ole, üürima, rentima, mis iganes, kutsuma sõbrad appi, et ka nemad ka tasuta ei tee. Ma ütlen, sellega tekib mingi eelarve, siis ma oskan juba mingi tabelisse panna, mis see pluss see aeg, see kokkupanek ja nii edasi. Et transpordid sinna otsa, nii et siis selguvad, et mõni, ei ole kallis, et tuli odavam või whatever või et aga jah, et tuleb suhelda. Ja, sest jah, eks kõigi inimeste ootused ja eelarved on ka nagu väga-väga erinevad, et siis minu arust ka nagu alles läbi selle vestluse leiabki selle õige nagu kokkupuutepunkti, et mis on see, mida mina saan pakkuda ja mis on see, mis neid siis rõõmsaks teeks. Mul oli üks pulm, oli ka, telliti pulma, videot tegema ja siis ma ütlesin nagu, baashinna, eks ole. Ja siis kratsiti kukalt, et ei, et äkki me saaks kaubelda. Ma ütlesin, palun räägime läbi.
selgus, et pulm on nädal juba 16 aastat koos elanud, aga nüüd registreerivad ennast ära. Et juba lapsed ka juba suured juba, eks ole, noh, suht niimoodi, et meil ongi perega me registreerimine, siis teeme natuke ilupilte ja siis meil on õhtusöök ja õhtusöökile isegi sinna ei jää sa, et üsnaga hetkene õhtusööki ongi meie jaoks video läbi. Kell 6 oli vamba. Loomulikult see hind ei ole see, mis mul leti hind on. Loomulikult hind kohe kolinal kukkus teisele astmele, eks ole, et ja mina teadsin, mis ma teen ja õhtul läksin veel Pet Shop Boysi kontserdile ja niimoodi, et kõik oli hästi. Jah, sellised pisikesed pulmad on minu arust viimasel ajal mu enda lemmikud ka inglise keeles on tore väljend kohe ongi development. Ei, ma ei tea seda elopement, ma ei suuda hääldada seda, aga ongi sellised pisikesed pulmad, kus paar lähebki näiteks kahekesi registreerima, nad võivadki midagi toredat niimoodi ette võtta, minnagi justkui kahekesi mingisele teidile justkui ja siis saab seda jäädvustada või seda tegevust, et mulle selline lähenemine hästi meeldib ja siis ma aitan paaridel alati ka välja mõelda mingisuguseid tegevusi, mis kuidagi võiks neid kõnetada, et tore oleks. Sa väljaspool Eestit oled ka käinud pulmi pildistamas? Ei ole. Ja ausalt öeldes ma väga ei taha ka, kui juba... Seal on nii varakad kliendid ja äkki mingi head pappi tuleb sealt. Jaa, ma tean, see on paljude pulmafotograafide unistused, kõik need Itaalia pulmad ja sellised mul klassivend Arvo Rae käib tegemas seal või on käinud, ma ei tea, praegu ei ole ta jälginud, mis ta seal teeb. Aga ilusad ägedad asju teevad, jah. See tundub lihtsalt nii suur vastutus, teise riiki minek, tehnikaga, kõik keele... Kas siin takudega lastakse lennuki peale üldse on ju? Jah, et see tundub minu jaoks liiga suur vastutus. Mulle nii meeldib, mida kodu lähedamal, seda toredam, mul on alati et õhtuks koju oma ninade vahel enne. Just, mulle nii meeldis suvel, mul oli... Rakveres oli siin Villa Teresas oli paar pulma ja siis põhimõtteliselt oled oma kodutänava teises otsas ja õhtul võid koju jalutada ka, kui tahad, et super. Mul on üks välispulm olnud videos, see oli ka nüüd juba mõni aasta tagasi, aga üks Soome-Eesti pulm ja siis üks Eesti-poolne inimene siis nagu soovis, et videot teha, eks ole. Soome pool ei saanud aru, milleks seda vaja on, sest neil pole seda kommet nagu pulmis eriti pulmades nagu mingist videot teha. Tehakse pilti ja siis GoProdega filmitakse ja see oli päris huvitav kogemus minu jaoks. Soomlased loomulikult nende pulmad on pisut teistmoodi üles ehitatud kui meil. Lõpet ka suht vara ära. Mitte kell 6 küll. aga nii, et ma vist lõpetasin kell 10 ära, nii et ma sõitsin veel 2 tundi tagasi Helsingisse ööbima ja hommikul laevaga tagasi. Et see oli omamoodi põnev, mulle meeldis see Soome trett tegelikult, see oli nii kuidagi sisu pool, et natuke sarnane, samas nii teistmoodi. Ja enne me olime loomulikult kliendiga läbi rääkinud nüansid ja asjad ja kõik asjad, mis vaja on ja mis nende ootused on. Aga jah, et see oli huvitav vaadata, oli laulatus, siis mingid sõbrad seal toppisid altari äärde kui GoPro tritt. Et nad said oma video kätte tõenäost, aga et jah, see oli päris põnev. Aga sa oled ju tegelikult üsna palju need pilte teinud ja isegi pulmad.ee vist nominatsiooni saanud mingisuguse või? Jaa, ma olen nüüd just nüüd paar päeva tagasi selgus, et ma olen ka 2025 aasta tegijate nominentide seas, et hoiame pöialt. Ei, enam pole vaja pöialt hoida, juba oli ära. Nii et olen 3. kohal aasta tegijate seas ja tõesti seal pulmad.ee listis ma olen juba 3. korda järjest, 1 aasta jäi neil endal vahepeal vahele ja see tõesti, kui ma esimene aasta sain sinna nende tegijate hulka, keda ma nagu väiksest saadik olin vaadanud nende pilte, et ja minu nimi ka seal, see oli nagu, see oli kirjeldamatu ja nüüd, et ma olen juba 3. korda seal, et tõesti üliäge. Enda jaoks mul on ikka see impostori sündroom, et enda jaoks ma ikka olen see väike tüdruk Kundast, kes läheb ja teeb mingit klõpse kuskile ja siis nüüd kohe siuke tunnustatud just kui pulmafotograaf, et see on tore. Ma olen üritanud ka pulmad.ee, et mõtlesin, et äkki panen videograafini ennast sinna üles, aga ma ei raatsin seda raha sinna maksta. No kuna see ei ole minu igapäeva nagu töö, eks ole, et siis ma nagu mõtlesin, et okei, ja harrastuse jaoks ma ei hakka ennast kuulutama ja ettevõtjana tegeledes, siis
ma reklaamin ennast suht passiivselt, nii nätta, kui see ka pole. Sest ta pole mulle vaata põhitöö mul, seda põhitöö kõrvalt. Aga kui ma firma lõin, siin on firma mingi peaaegu 7 aastat natuke, no mul on natuke rohkem. Mul on natuke üle 10 aasta. Aga ma mäletan, nii kui ma selle firma lõin, vist paar päeva läks mööda, kui juba tuli kõne mingisugust kataloogist. Tahate reklaami panna? Mõtlesin, et ei taha. Aga kuidas te siis äri teete? Mõtlesin, et mul levib reklaam suust suhu nagu rahvalaul. Ta ei saanud naljast aru. Ei, aga reklaami paneme või? Mõtlesin, et ei pane. Ja need, kui firma teha, siis need alguse pakkujad on tõesti sellised intensiivsed, aga ma ka samamoodi nagu ei ole ühtegi eurot kuskile reklaami alla niimoodi pannud, et tõesti see, kuidas inimesed soovitavad teine teisele. Kõige toredam ongi see, kui inimesed postitavad neid pilte ja siis panevadki ilusti su nime ka sinna alla kirja, et kõige rohkem minu arust tulebki seda kaudu. Pluss ma avastasin tohutut hüpet või nagu nägin tohutut hüpet enda nagu bookimiste hulgas siis, kui ma hakkasin rohkem postitama ennast või nagu jagama sellist enda igapäeva, et kes ma seal kaamera taga olen ja mida ma teen ja millised on mu mõtted, et lõpuks on väga suur roll selles kõiges, mitte siis ainult selle lõpp-produktil, et milline see foto välja näeb. Kes on selle asja taga, eks ole? Ja, et kes on selle asja taga, milline on see kogemus, kas meie väärtused omavahel klapivad, kas me oleme nagu samad tüüpi inimesed, et ma ütleks, et vahel isegi see protsess ja see suhtlus ja kõik see on olulisem osa kui see lõppfoto, mis on muidugi irooniline, sest ma olen vist maailma kõige aeglasem kirjadele vastu üldse, nagu sa ise ka seda podcasti kokku leppides kogesid. Täpselt ei saa aru, millest sa räägid. Aga eks meil on kiirused on erinevad ja ma ei arvanudki, et ma sulle kirjutan, et sa kohe sekundiga vastad, et jaa või ei, eks ole. Kõigil on omad tegemised. Õnneks ei lähe kuskilt sõnum kadumas on ju olemas ajaloos, et aastanumber. Kui jääb samasse aastanumber sisse, siis on meil hästi. Et jah. Sa tegelikult lisaks sellele fotograafiale ju õppisid ju veel Tartus Pallase. Ja seal ma õppisingi fotograafiat. Päris nagu süvened, et ei olnud niimoodi, et sain oma tädi fotokaga klõpsud selgeks ja läksin pulmi tegema lõpuks. Jah, et kui ma siis Kundas gümnaasiumi lõpetasin, mul tegelikult oli juba plaan pärast 9. minna õppima kuskile kunstikooli, et saakski, mul oli tohutu meediahuvi just pigem, et fotograafiat ma nagu nii pildistasin juba, et see ei olnud selline, et ma pean just seda minema õppima ja Pallasesse ka ma algselt tahtsin minna meediat õppima. Sinna ma sisse ei saanud ja mulle sobis see lõpukokkuvõtteks väga hästi, et sain fotoosakonda ja need 4 aastat oli nagu väga äge, et ikkagi Kundas koolis õppides selline nagu tavaline haridus, et sa istudki seal laua taga ja teed kontrolltöid ja siis Pallases õppimine oli minu jaoks nagu hoopis midagi muud. Et meil olidki skulptuuritunnid ja joonistamistunnid ja sellised mõnusad kultuurishokid, kui oligi alasti modell oli keset klassi ja kõik ümberringi olid ja joonistasid, et selline väga, väga palju arenemist seal. Ja Pallasest ma tegin veel pool aastat vahetusõpilasena hüppe Portugali, mis oli siis veel hoopis teistmoodi, et selline kunstnike mentaliteet pluss selline lõunamaa mõnus siesta mentaliteet, et mul oli seal ka täitsa olukord, kus ma jäin 10 minutit tundi hiljaks, aga ma olin ikka esimene, kes sinna kohale jõudis, et ja. Kui mõni nooremapoolne näiteks, võib-olla ka vanemapoolne, mõtleb seda, et kas tasub, kas on mõtet nagu minna mingit asja juurde õppima kuskil, kui mingi teema sind nagu huvitab? Või mis iganes, kudumine, aiandus, kas ma pean minema Räpinasse õppima? Ma oskan nii aias, ma vaatan YouTube'i ja... Jah, eks see on selline kahe otsaga asi, et mulle meeldib ka väga ise õppida, aga see on nagu ainult siis, kui mul ongi mingi motivatsioon väga midagi õppida, et kui sa lähed kuhugi midagi nagu kellegi teise käe all õppima, et siis võib-olla saab mingi laiema vaate või mingisuguseid selliseid nagu hoopis mingid ideid, mille peale või mille õppimise peale see ise ei osanud tulla. Et kui ma Pallases fotoosakonna ära lõpetasin,
siis ma pidin seal ka spetsialiseeruma, oli ettevõtlussuund ja siis oli pedagoogikasuund ja tundus loogiline, et ettevõtlussuunda minna, sest plaan oli ju fotograafina edasi tegutseda või ma kogu aeg jooksvalt tegutsesingi fotograafina. Aga kuna ettevõtluse aluste tund mind absoluutselt ei kõnetanud, me lõime seal firma, mis ei oleks kunagi saanud toimida ja saime kiita selle eest, siis ma läksin pedagoogikasse trotsist ja mulle hullult see pedagoogika ja üldse see, et kuidas me läbi kunsti saame õpetada näiteks mingeid suuremaid väärtuseid, see kõnetas mind nii väga, et siis pärast Pallase lõpetamist ma läksingi edasi Tallinna Ülikooli ja EKA ühisõppekavale kunstiõpetajaks õppima ning see õpikogemus oli küll selline meeletu, ma reaalselt tundsin, kuidas mu aju tegib neid keerde sinna justkui juurde. Võtsid käsn, eks ole? Just, et ma ise olen hästi selline õppimise usku, et ma soovitaks küll kõigil, kui teil on võimalus midagi õppida, õppige, et need kogemused ja need tutvused ei jookse ju kunagi mööda külge maha. Olen ise ka muidugi videograafi haridust mul ei ole, BFM-is ma õppinud ei ole, tunnistust mul ei ole, mingit diplomit ei ole, aga ma olen õppinud profide kõrval. Olen käinud neid abistamas ja nendel snitti võtnud ja nõu küsinud nende käest, ja siis harjutadki sellega. Loomulikult BFM-i koolitusi ma olen ka läbinud, on seal siis helindus või siis basic, eks ole, asjad, eks ole, ja mis iganes. Ja operaatorkoolitused, nagu Jüri Tallinn, väga vinge operaatorite koolitus oli mingi aastane, nii et selliseid heas mõttes sutsakaid, aga mina näiteks, ma ei tea, kas võib seda panna meesterahvaste veaks või eripäraks, ma ei taha õppida aineid, mis mulle midagi ei anna. Ja see on minus tekitanud konflikti, mille pärast mul ka on ülikool pooleli jäänud. Ma ei saanud aru, miks ma seda õpin, mis see mulle annab. Ja seda võib küll ette tulla, et ongi mingid selliseid mingid aineid, mis kuidagi ei kõneta ennast, aga Ja ma olen püüdnud aru saada, mis see mulle annab, kas kuskilt külje pealt, kas ta avaneb mingit silmaringi mul. Ma ei suutnud endale selgitada ja siis need ained, mis mulle väga meeldisid, mis iganes, alates toote disainis kuni mis iganes, jumal kui ägedad. Andke ette, see on täpselt sama asi, et ajukäärud kui muhelesid ja tekkisid juurde, aga kui õpid mingit muud asja, siis mis üldse ei kõneta ja ei saa aru, miks mina seda siin sel asjal õpin, eks ole. Mis see mulle annab? Ise ainepunkt või? Et see on minu error. Ma olen kuulnud, et naisterahvad lähevad seinast hallist kivist ka läbi, on ju. Et mina olen pigem praktilisem, ma ei suuda. Ma ei usu, et see soopõhine on, pigem see ilmselt olenebki konkreetsest inimesest, karakterist, et tõesti ka endal neid asju, millel ei näe seda mingit suuremat mõtet või sügavamat eesmärki, siis on kuidagi ei ole motivatsiooni teha. Et mul on Siim Susi 2. B ja poolikud tantsukursused. Kuidas? Sa oled käinud ju Kunda koolis ka ja kursust tegemas? Jaa, ma töötasin Kunda koolis õpetajana nüüd siis 3 aastat vist kokku. Isegi mina olen seal ühe 2 hooaega olen teinud animatsioonikoolitust. Nii et see oli ka päris tore. Seal oli seltskond oli ainult 2 inimest. 2 õpilast oli ühel kursusel, aga jah, huvilised need, kes olid, need tegid ja nendega seal animeerisin plastiliinist jünne ja tegelasi. Et saab mingisuguse, äkki ma kõnetan võib-olla kunagi, ta tuleb meelde, kuule, vaata niimoodi kunagi sai tehtud. Just jah, mul nende fotokursustega on osalejate poolest olnud teistpidi olukord, et mul on ainult nii palju kaameraid, mida ma saan pakkuda ja kui seal on õpilasi rohkem kui tehnikat. Jah, rohkem kui tehnikat, siis on natukene keeruline õpetada, et muidugi saab kõike ka telefoni baasil teha, aga võib-olla see ei ole päris see, mida ka noored ise sealt justkui otsivad. Ma olen ka videokoolitusi päris palju viimasel ajal mugandanud rohkem telefonipõhiseks, sest et on kõigil olemas. Et proovi ja kasuta oskuslikumalt seda seadet, mis sul taskus on, mitte ainult scrolli on ju. Aga jah,
ikkagi, kui on tehnikate näidatamiserinevus ja mille pärast on videokaamera iseenesest on palju parem kui lihtsalt tavaline telefon, eks ole, telefoniga filmida, lamedaid filme teha, noh, kui nii võtta, fookussügavust võib digitaalselt ju teha, aga see pole päris see. Nii on, jah. Sa oled nagu teinud mõningaid huvitavaid asju veel. Natalia Neigla on sind kuidagi heas mõttes rakkesse pannud etenduste helisalvestuse tegemisel või mis te tegite? Ja näitering ja kooliteater on mind alati võlunud, et ma mäletan, me olime gümnaasiumis, kui meil huvijuht küsis, et mis nagu huviringe või mida veel Kundasse tahaks ja me soovisime näiteringi ja siis tuli Nata seda läbi vedama, nii et ma terve gümnaasiumaja käisin tal seal kooliteatris ja sujuvalt, kuna mul olid juba need fototöötlus ja videomontaaži ja videomontaažist nagu helimontaažini ei ole ka nagu suur hüppe sellisel koolitasandil siis. Et siis ma jäin neid asju ka pärast lõpetamist tegema ning teen siiamaani ka 10 aastat hiljem neid kooliteatri helisi monteerin kokku, et tegelikult seal nagu need ideed ja see sisuline pool, see ei ole üldse nagu mina, see on kõik Nata mõtleb välja. Sina teostad tema ideed. Ja mina olen siis need käed ja jalad, kes siis selle füüsilise töö justkui ära teevad ja otsivad need. Aga viimane töö sai ju tunnustuse ju Jõgeval ju teatri Peti Alveri luulepäevadel. Ja vastab tõele, aga jällegi ma ütlen, et see tunnustus ei ole mulle, et see on ainult Natale, et need on tema ideed, mida ma lihtsalt aitan tehniliste vahenditega ellu viia ja tänu Natale saab hoida siis elus ka selliseid vanu tehnikavõtteid, näiteks CD-de rippimine. Jaa. Kas, kui palju Nata sulle on nii-öelda heas mõttes uksi avanud? Oi, väga palju. See nagu kogu selline esinemisjulgus või rääkimisjulgus või selline eneseväljendus, ma usun, et see kõik on tulnud tänu sellele kooliteatrile või ka selline natukene nagu oma ärevusest üle olemine, et ikka enne sinna lavale minekut, käed, jalad värisevad kõik, aga sa tead, sa pead minema ja selle ära tegema. Et samamoodi ma tunnen, et fotograafina ma võin enne seda pulma või pildistamist või midagi nagu karta ja mõelda, et mis toimub, aga ma tean, et ma olen need päevakavad endale pähe õppinud, ma tean, mis inimestega on tegemist, mis pilte nad tahavad, mis kohtades ja ma tunnen, et nagu selline pildistama minek, ma lähen ka sinna fotograafi rolli, täpselt samamoodi nagu kunagi kooliteatris sai võib-olla mõnda rebase rolli mindud ja lähen ja teen selle ära ning kui siis südaöö kukub ja mu tööpäev lõpeb või siis justkui etendus läbi saab, et siis tuled sellest rollist välja ja saigi tehtud. Ja, nagu mõtled enda jaoks nagu stsenaariumi läbi või selle, mida sa tegema lähed. See on väga hea oskus, seda ma olen ka õppinud ja ma ei ütle, et ma nüüd seda valdan, aga õpilastele ka filmikursusel räägin kogu aeg, et filmimine on, see on kõige väiksem osa sellest filmi tegemisest, et see kõik see ettevalmistus, läbimõtlemine, planeerimine, koordineerimine, et paljudele on see vau, et kas tõesti või. Ma olen teinud ühe filmi ka niimoodi, et mul polnud stsenaariumitki. Koha peal mõtlesime välja, mis lugu, mis järgmine kord, vaatame, kuidas sealt edasi areneb selline nagu mingi ma ei tea, mingi New Age filmi, ma ei tea, mis asi, täiesti lamp, eks ole, siuke. Aga niimoodi ma kindlasti enam välja ei läheks. Kindlasti läheks. Kindlasti ma ei läheks välja ka ilma meeskonnata. Ma olen ühe filmi teinud, tunnustuse saanud filmi 2010, eks ole, Õnnelikud inimesed. Ma ei tee seda filmi, ei teeks enam ühtegi filmi nii, nagu ma seda filmi tegin. Ma tegin sisuliselt üksinda. Kui ei oleks mulle appi tulnud minu palvel kunstiõpetaja Heidi Reisi, ma oleks surnud olnud elusast peast. Mu filmi võttel tõmbas klemmi nii kokku, et tegele logistikaga, näitlejatega, transpordiga, mõtled stsenaariumit veel läbi, eks ole, veel mis iganes. Ja lõpuks tõmbas ikka nii kopa, nii ette, et ei saanud, aga Heidi ütles, aga tee nii. Sest ta nägi, et mul on nagu klaasistunud pilk on ees ja ma saan aru, et jah, meeskond tuleb, kes tegeleb ühe, 3., 4. asjaga.
Tead, ma sain hea kogemuse. Ja samal ajal ma võin anda sellele filmile teise vaate, et mina mäletan, kuidas seda, ma ei tea, kas see oli esilinastus või lihtsalt Kunda kooli aulas. Ja oli küll, jah. Mina olin siis mingi... Kunda esilinastus oli see kindlasti. Ma olin siis ilmselt mingi selline 6-7 klass ja siis ma vaatasin, et vau, nii äge. Ma olin seda raamatut lugenud ja siis näha neid lugusid niimoodi päriselus lahti rulluma, siis mõelda, et see autor on ka Kundast pärit, et nii lahe. Et see oli äge. Jah. No ma tänan, see oli meeldiv üllatus. Jah, saal oli rahvast täis, aga see oli omaette põnev projekt ja sellest me ka Kairega rääkisime. Seal on see tema see ilus lugu, olen õnnelik. Olen õnnelik, jah. Et nii on. Kes sul on veel või kas sul on neid sellised inimesi, kes tänu ühele, ütleme, Maiust rääkis, Maiu Küngasest, et sul tekkisid uued variandid või kuidas sul see üks asi teisene viib, et seal ühes kohas olles kohtud kellegagi või millegagi ja siis see viib järgmise punktini tegutsemiseni? Ja mul on üks äge lugu tegelikult, kuidas kunagi, see oli sellisel sügaval koroona ajal veel, mulle kirjutas üks noormees, et see oli enne jõulu, et tere, et kas sa saaksid tulla ratsamatka pildistama, et üks teine fotograaf soovitas, kes ise ei saa tulla, et kas sul oleks see kuupäev vaba. Ja see oli enne jõulu, see oli alati kiirem aeg, eks ju, siis olidki need koroonapiirangud, lähikontaktsus oli siis veel teema ja mulle hobused tohutult meeldivad, siis ma olin muidugi ma saan tulla pildistama. Ja selgus, et see ratsamatk oli tegelikult neil selline salajane kihlumine tüdruksõbraga. Ja ma olin vahetult enne seda selle äpi kaudu jäänud lähikontaktseks ja ma pidin seda mingit koroonatesti tegema, distantseeruma ja kõike ja see toimus kõik õues ja siis mõtlesin, et selleks, et hoida neist eemal, ma teesklesin loodusfotograafi, olin seal kuskil Rutt ja rannas kaamera statiivi peal niimoodi kaugusesse pildistamas, vaatasin, et need sealt hobustega tulevad, hoidsin sealt eemale pika objektiiviga ja siis nägin, et läheb actioniks, siis jäädvustasin neid selle, tegin väikese fotosessiooni otsa, aga see päädis sellega, et ma pildistasin hiljem nende pulma samal suvel, ma pildistasin nendest nädal varem nende parimate sõprade pulma. Ma sain nende kaudu, ma olen nüüd mõlema paari nagu õdede pulmi pildistanud, ma olen neid peresid nagu nii läbi lõhki mitu korda pildistanud ja nende kaudu leidnud veel nagu uusi inimesi nagu nende tutvusringkonnast, kelle pulmades ma olen käinud, nii et ma kogu aeg mõtlen nagu tagasi sinna, et mõtlen, kui ma oleks öelnud, et ma küll ei taha mingi keset talve mingit ratsamatka tulla pildistama, et kõik need tutvused oleks nagu olnud olemata. Ma olen sellele noormehele korduvalt öelnud ka, et nii tore, et sa kutsusid mind, et ma olen tänu sellele nagu nii vahvasse seltskonda sattunud. Ja tõesti siis iga kord, kui keegi kirjutab ja kutsub midagi pildistama, see on natuke selline nagu FOMO, et ma tean, et ma pean hoidma enda koormust, et ma ei saa nagu liiga palju asju vastu võtta. Mitte läbi põleda, eks ole kiiresti. Just, et mitte läbi põleda, et tagada see, et mul on nagu just kvaliteet, aga samal ajal on alati see, et aga mis siis, kui nagu ma tänu just nendele inimestele, kelle ma pean ei ütlema, satuksin kuskile veel, aga lõpuks kõike ei saagi teha ja kõike kogeda kogu aeg, et kuskilt peab mingid piirid seadma, aga seda tänulikum tasub olla selliste kohtumiste eest, et kust tulevad sellised edasised tutvused ja... Vahel on ka õigus sulle öelda ka ei, on ju. Just. Ma mäletan kunagi aastaid tagasi jällegi, siis nagu vana inimene räägib, aastaid tagasi, aastal 1900, mul oli kunagi koolis töötades üks õpilane, üks 9. ja sa pead tulema meile sinna Viljandimaale, meil on isaga korraldama off-roadi. Et jumal äge, tule vaata, kuidas möllavad ja äkki nagu saad videot ka teha, eks ole. Mina muidugi linnaurlena siis kuu peale muda sisse sääskedele toiduks unusta ära. Sinna see ütle, järgmine aasta proovis uuesti nagu, kuna me teime ikka ja nüüd on nii ja ei, aga see kuidagi nagu ei võtnud vedu. Ja siis mingi hetk ütles, et tuli uuesti jutuga, et eelarve on selline, et rahapatakas on selline, nüüd sa pead tulema.
mõtlesin, et rahavattakaks on ju. See hea küll, ma küll tulen vaatan ära siis sellesse niimoodi. Ja mõtlesin tõesti, olidki sääski, mude, kõik oli, on ju. Ja ma mõtlesin, et issand, kui äge seltskond. Tühjasest mudast, see oli äge. Aga kogu see off-roadi pere on niivõrd äge. Ja ma tunnen neid juba 10 aastat. Eesti meistrivõistluse igasugused etapid, kõik olen kaamerat läbi käinud, ongi see üks asi vist teiseni. Siis ütles, kuule, tule tee minul ka, mina korraldan seda etappi, seal tule tee see ka 3.4, siis tuli veel leping kogu aasta peale, kõik 8 etapid üle ära vaja. Siis mingi hetk ma sain aru, et ma olen tühi. Mõtlesin, ma ei taha rohkem teha. Siis kõik videod tulid ühesugused minu jaoks. Otsige keegi teine, vaata, keegi teeb värskem, eks ole, noorim palju või kes iganes, keegi teine tahab teha, leidki, ma ei ole ainus. Läks aasta mööda, kuule, pane see aeg kinni, me tahame sind tagasi. See ongi see, et mida rohkem sa tead sellest spordialast või eeltööd ma olen teinud palju, eks ole, mis on tähtis seal, eks ole. Ja off-roadis on tähtis see, et off-roadi inimene näeb ise ennast. Ja loomulikult ta tahab näha, kuidas tal auto liigub, kui ägedalt leiad mingi rakursi on ja välja pori lendab aeglubis sul seal, eks ole, ja mis siis, et ise oled nagu mudamölakas on ja. Nii et üks asi jääb teiseni ongi ja siis oligi, sealt seltskonnas on mul ka tulnud, kuule, meil on nüüd üks tuttav läheb, võtab naise on, tule tee videot on. No nii, et ongi ja siis ongi, ma olen juba mitu videot niimoodi ära teinud niimoodi lihtsalt. Sellest seltskonnast tuleb uus mingi selline uks avaneb. Aga kas sul on ka tekkinud nagu sisu poolest mingisugused piirid, et nagu sa ütlesid, et mingi hetk see off-road, et seda lihtsalt et tunduski, et kõik videod on ühte moodi, et enam seda teha ei taha, et midagi, mida sa kindlasti ütled ei, et seda sa ei jäädusta, seda sa ei tee või pigem minna just selle suhtumisega, et ütled jah ja siis mõtled välja, et mis sa siis seal teed. Mul on olnud üks juhus, üks teema kindlasti, mida ma teha ei taha ja ei tee, mitte ühegi raha eest ja mida mul kunagi TV3 uudiste tegijana ma siin Virumaal kunagi siin paar aastat tegin. Mine filmi matuseid. Mõtlesin, et ei, see on minu eetikast nagu väga kaugel. Ei, sa ei pea minema, teed aknast, autoaknast, mõtlesin, see on veel hullem. Mina ei soovi sellist asju teha. Et mis siis, et uudist nupukest tuli teha, et keegi, mis iganes mingi põhjusel seal oli, selline kurb lugu. Et ütleme niimoodi, et isegi kui ei ole ka mingisuguse, ütleme sellised kurbi sündmused, tõesti, isegi ma olen vahel mõelnud, et matuse fotograaf, milleks seda tehakse, ma ei ole aru saanud. Ju siis kuskil keegi tahab, on. Aga kui keegi tahab matuseid videosse võtta, siis on kindlasti, mida ma ütlen, aitäh, see ei ole minu teema. Või teiseks, kui keegi kuskilt sõnatsmõttes seal video, keegi peaks viga saama, haiget saama nii füüsiliselt tahtlikult või tahtmatu või siis vaimselt kellegi tehakse selle videoga haiget, ma ei tee seda. Et see on sellised, kuidagi nagu käsi tõuse. Aga ekstreemsusi olen ma teinud. Näiteks? Ma olen käinud, üks klient soovis, see klient ei olnud, see kaugelt Rakvere haigla. Tahtis teha reklaamklippi sellest, kuidas, et ühesõnaga, et arsti siia reklaamid, et tulge siia Rakveresse tööle ja miks mitte selline väike asutuse tegevustest ja vabaajast ja kõigest. Stsenaarium oli paigas, me olime läbi arutanud selle ja üks punkt oli seal sees. Me leiame ka ühe patsiendi, kes on nõus sünnitust. Nagu kaadris kaamera eest tekitab. See oli keisrilõikus. Mõtlesin, vaata, see on küll selline asi, et esiteks ma pole ühelgi sünnitusel olnud. Teiseks ma ei tea kopisaalis, kuidas ma käitun. Aga ma teen selle ära. Sellega muidugi sai nalja ka muidugi. See kaamera püsti, kõik värki-särki, nii nagu lähed nagu kirurg lähed sinna sisse, kõik pesed käsi ja pannakse sind igasuguste joppede sisse. Ja siis ma olen statiivi püsti sinna ja küsin, kus see tuleb ja kuidas see patsient siin on, et ootasin siis, mille see patsient sisse tuuakse ja sünnitaja ja siis, kes seal see boss oli, seks naisterahvas seal, siis mu kõrval ja ootasin koos. Vaatab mulle otsa.
kuule, ega sa ära ei minesta. Ma ei tea, ma pole enne siin olnud. Siin on kõvasid papasid olnud küll, kes akna taga seal niimoodi sünnitust vaatavad ja äsku vaatad, et enam ei ole kedagi, et on pikutab maas. Ma ütlesin, isegi kui mul läheb pilt tasku, siis palun ärge tulge kaamera ette, mul on kõik nagu paigas. Et vähemalt see hetk jääb peale. Aga üldjuhul mul ei tekitanud see mingisugust ebameeldit kogemust, nii huvitav oli tegelikult, mida nagu meedikud teevad. Et üks uus elu jälle sündida saaks. See oli nii kihvt. Ja selles mõttes on nagu ekstreemne, et iga päev sellist asju ei tee. Kusjuures sünnituste jäädvustamine on täitsa tänapäeval populaarne žanr, et Hanna Bender, üks hästi tore fotograaf, kelle juures ma olen ise käinud laskmas ennast pildistada, et spetsialiseerub just selliste sünnituste pildistamisele ja see, kui ilusti nagu seda kõike saab näidata ja see on nii äge, ma nii imetlen ta töid alati. Tegelikult see ongi ju see, et kui sina oled spetsialiseerunud peamiselt portree pildistamisele ja pulmadele, eks ole, siis sa tegelikult ju tead seda nüansse, kuidas need asju tehakse, mis pulmas toimub või mis on nagu oluline, mida inimesed nagu ootavad või millised ootused on sellele pildile, mida sa seal teed, eks ole. Et sa jäädvustad tõpselt seda, mis vaja on, mitte nii, et kui ma teen videot ja samal ajal, kui altari ees ütleb pruutpaar teineteisele jah sõna, et ma ei vahiks samal ajal ei filmiks publikut, mis on ka oluline. Aga peab ju aru saama, et see on väga nende jaoks tähtis hetk, eks ole. Kui sa need hetked maha magad, siis ma arvan, et sa võid minna sõna otsa mõttes tootvale tööle. Leia omal mingi muu harrastus. Jah, see tootva töö mõtted käib mul endal ka pidevalt läbi, et vahel teed neid asju ja lepid neid kõiki värke kokku ja siis mõtled, et ei tahaks nagu kõige eest nii palju vastutada, et ma oleks nii õnnelik, kui ma saakski lihtsalt vahepeal panna kuskil poes ilusti neid kaupu riiulisse niimoodi, et keegi täpselt ütleb mulle, mida ma pean tegema, mis kellast, mis kellaajani ja siis pärast seda ma olen nagu vaba, et see töö ei tule minuga koju kaasa, aga paraku ma olen kuidagi teinud elus sellised valikud, et kõik mu tööd on kaasas kogu aeg minuga kõikel. Mingi pingelistemal hetkedel ma olen täheldanud, eriti nüüd, kui talvel lumi on väljas olnud, siis olen ma vaadanud ja inimesi kojamehi õues. Mulle meeldiks see töö. Krogid selle lume ilusti paika ja siis lähed koju uut lund ootama. Jah, et saaks nagu midagi päriselt tehtud, mille tulemus on kuidagi käega katsuta, mitte kuidagi abstraktne või kuskil pilves mingi fail. Aeg-ajalt tuleb seda lumerookimist ka teha, mul õnneks on garaaž, mis nõuab lund rookida, muidu ei pääse hommika tööle. Et seda ma naudin tegelikult, sest kui ta ei ole nagu igapäevane ja elu, kui see tegemine nagu jätaks elu seisma, siis oleks nagu hoopis teine maitse sellel tööl, eks ole, tegevusel. Et kui ma oleks elukutseline kalamees, ma arvan, et see oleks üsnagi keeruline. Kui ma olen harrastuskalamees, siis mul põnev, kas ma saan mingisuguse ogaliku või särje endale kuskile konksu otsa enne või mitte. Jah, see on see ütlus, et kui su tööst või kui su hobist saab su töö, siis sa ei pea päevagi töötama, aga ma lisan sinna juurde, et tegelikult siis on nagu vastupidi, et siis sa töötad 24/7, ei mõista, et see on tegelikult töö, mida sa teed, vaid sa teed nagu seda õhinapõhiselt, nii et kergem natukene läbi põleda, pluss siis sul pole ühtegi hobi ka, nii et... Jah, ja kipuvad sõbrad ka kuskil taamale ja tegelikult on ju nii. Et sul on, ma ei saa, sest ma olen pulmas, ma olen kuskil seal, mul on praegu see, et kuskile sõpradega kuskile vahel hängi minna, seda aeg-ajalt ikka juhtub, et seda ikka saab teha. Aga nii on. Just ma mäletan lapsepõlves ka, et kui mul hakkas nagu selgemaks saama, et äkki ma tahangi nagu päriselt fotograafina töötada, siis perest ka tuli neid lauseid, et aga mõtle, et siis sul on kõik suved ja nädalavahetused on ju kogu aeg kinni ja nüüd mul ongi kõik suved ja nädalavahetused kogu aeg kinni ja tegelikult see on täiega äge, sest mida muud ma siis ikka seal nädalavahetustel ja suvedel teha saaks, aga mida aasta edasi, seda rohkem ma panen hästi teadlikult nagu mingisuguseid aegu, mingisuguseid nädalaid kinni, kus ma päriselt olengi kõigest eemal ja puhkan. Kas sinu aeg oli veel Kundas teenindusmaja? Või seal juba oli vist Ingumsel, seal Juuksur oli ja nii edasi? Ei olnud. See vist oli juba Kutu. Aga seal oli ka fotosalong. Tehti passipilte ja muid perepilte selliseid
hulk oli ja siis seal oli selline säritusega mingi fotokast oli niimoodi, võttis selle katiku eest ära, siis luges sekundid ja pani katiku ette tagasi niimoodi. Teatas, jumal äge tegelikult. Aga siis me klassivennaga käisime seal mingit õpilaspileti pilte pildistama. Ja ma nägin üks päev meil oli selle klassivennaga oli nii palju nalja, sest et ta oli siuke nagu, ta oleks nagu konna elusast peast ära sõinud, tal siukest nägu oli, ta oli nii tülpinud, võib-olla oli mingi väga halb päev tal enne. Ja me naersime teda, sorry, see oli inetu, aga ta ajas meid nii naerma. Tema see välimus selline. Ja siis, kui ta hakkas pildistama ja võttis selle katiku eest ära, tegi veel siuke randmeliigutuse kuidagi hoogsad siuksed, teatud sekundeid. Seda ma panin kohe tähele, et tal on teatud seriaeg kinni on ja kui ise tegelesin ka mustvalge fotograafiaga, siis ma teadsin küll, mis see tähendab. Ja siis ma tahtsin minna peale põhikooli Tallinnasse 5. kutsekeskkooli fotograafiat õppima. Ja siis, kui mu 8 aastat vanem õde küsis, et jaa, see on tore, see fotograafia sulle meeldib ja ma tean, et kõik on hästi ja isegi mingid asjad jääd sul peale ja pole halb on ju. Aga see kool valmistab ette need fotograafi, kes neil teenindusmajandus töötavad, eks ole. Ja siis ta nagu vihjas selle fotograafile, kes seal Kundas töötas, et aga kas sa tahaksid samasugust tööd teha nii, nagu see seal teeb? Siis ma korraks sekundiks mõtlesin, et no way, ei taha. Siis lähed keskkooli edasi, õpid keskkooli osaga, nii et selles mõttes ta nagu, ma ei teagi, mis oleks saanud, kui ma oleks selle paberi saanud sealt, oleks ära õppinud. Ma ei tea, mis oleks saanud. Aga kõde suunas mujale. Mitte, et ma seda nüüd kahetseks või ilge kurbus oleks, tekkisid uued variandid keskkooli kaaslastega. Nii et ma ei tea, mille jaoks see hea oli, et heas mõttes käsi ette mandi, et ära mine sinna. Just ma mäletan ka, et ma tahtsin pärast 9. klassi lõppu minna Tallinnasse sellisesse kunstikallakuga kooli ja tollal meil vist oli kohustuslik karjäärinõustamine ja see karjäärinõustaja ütles mulle, ma siiamaani mäletan, et aga kui sa nagu nii tead, mida sa tahad edasi teha, siis ei ole vahet nagu kus sa oled või mida sa õpid, et sa võid ju nagu nii sellega tegeleda. Niisiis tollal ma jäin Kundasse ja ma arvan, et tegelikult sellisest nagu väikesest kohast pärit olemine avab nagu, ma arvan, mingisuguseid uksi, mida suuremates linnades elajatel võib-olla ei ole. Et sul ongi nagu see kogukond, kõik teavad kõiki, see sõna levib kiiremini, kui keegi midagi teeb. Ka hästi isegi, kui teeb, eks ole, see levib ju kohe, eks ole, kuuled, et see teeb hästi, võtta seda või, eks ole, Jah, et ma usun, et meil mõlemal on see algne kliendibaas niimoodi oma lähituttavates seal Kundas üles kasvanud ja siis ainult järjest laienenud. Et ma ise olen samamoodi ju, kui keegi, ma olen samamoodi Kunda klubisse, ma olen ka käinud üks kord vist pildist, ma olen seal rohkem videot teinud sellel kooliteatrite asju. Et siis on taheti nagu, kas sa saaksid tulla pildistama, mul ei sobinud samal ajal, mul oli teises kohas teine töö on ju. Aga siis ma oskasin kohe soovitada, ma ütlesin, et esiteks soovitasin sind, siis ma teadsin, et sul on pildid normaalsed, teravad ja tead, kuidas suunata, kadreerida, eks ole. Ja veel paar, eks ole, oli, keda ma teadsin suunata, eks ole, et valige, et äkki nendel sobib. Sest nii ongi, see levib suust suhu. Ja see võis olla tõesti, ma arvan, et mina skoorisin selle töö tol korral. Nii siis ma olin seal 4 peegelkaameraga, nii et minu väike õde oli mul 1 kaamera taga abis seda nuppu vajutamas ja see oli selline töö, kus ma kõigepealt ütlesin jah ja siis ma hakkasin alles mõtlema, et okei, et kuidas see nagu päriselt ära teha ning ma pildistasin ja filmisin seda korraga ja sealt tuli siuke talutav tulemus. Uuesti ma seda enam teha ei tahaks, ma 2 aastat tegin seda ja need etendused olid nii ägedad, aga ma pigem hea meelega vaataks neid, kui jäädvustaks neid. Aga jah, aitäh sulle soovituse eest. Seda ma teen selles mõttes, et kui ma näen, et inimesed oskavad ja mul on, sinuga veel ei ole koostööd teinud, aga meil on plaanis, eks ole, mis puudutab eriti liikuvat pilti, siis samamoodi ma näen, et on heas mõttes hea jope ja teab, mida ta teeb, eks ole, et saab ju soovitada mainata. Nii et aga jah, selle nagu Jõgeval ma olen käinud ju ka aastaid, issand jumal, kas see oli juba äkki 10 aastat juba või?
olen neid luulefestivale seal filminud. Isegi rohkem, sellepärast ma mäletan... 2015 ma filmisin esimesi eestreast pool viltu niimoodi, sest et kuna Rakvere Reaalgümnaasiumil oli kooliteatri trupp Karla, ma käisin nagu nendega kaasas. Siis filmisin nagu neid ja siis võib-olla 2014 vist filmisin ka, aga siis tuli sealt korralda, et kuule, okei, võta kõik üles. Ja siis jah, et kas sa pilti ka teeksid? Ma ütlesin, et 2 asja ma ei tee korraga. Ma ei suuda seda teha. Siis on kvaliteet 50-50. Et ma tõesti, ma olen küll teinud, hiljem on videos sulle kaadri lõigata, eks ole, kui tahad, eks ole. Ta küll ei ole võib-olla nii kvaliteetne kui fotokaga tehes tõenäost. Ei pruugi olla. Aga nii on, jah. See Jõgeva on kuidagi põnev, nii et jah, sealt ma olen ka arenenud. Sealt sinna kutsutakse mind ikka tagasi õnneks. Mulle meeldib see koht, mulle meeldib see, mida nad seal teevad. See on suurim tunnustus vist, kui soovitakse uuesti tulla või tagasi kutsutakse, et... Ja asi ei olegi seal niivõrd selles rahapatakas, mis seal, mida ma sisse kasseerin, eks ole, kulusid on loomulikult. Aga see on rohkem selline missiooni ja selline kihvt töö, mulle meeldib see. Kultuuri üldse äge teha. Nagu Rakvere teatrist etendusi salvestada on olnud ka päris põnev. Mis nagu Rakvere teatri jaoks nagu arhiivi jäävad, et hiljem nad saavad taastada, etendust tuleb välja saad, võtad videod välja, vaatad, kuidas nad mängisid, on ka taastavad etendust. Et see on nagu selline loomingu pahvakas ja siis üks kord vist oli lavastaja, ütles, et või oli see lavastaja või oli see dramaturg, ütles, et sa tegid hoopis teistmoodi selle loo, eks ole. Jule oluline, kuidas sa kokku monteerid, keda sa sel hetkel näitad ja kui palju sa, eks ole, kui sa mitme kaameraga teed. Et loomulikult ma tegin selle omast mõttes, kuidas ma seda lavastaksin videosse. Ma käisin etendust algus vaatamas. Teadsin, kes mida enam-vähem liigub, mis toimub, kus, eks ole, et kus ma saan kaameraga liigutada. Ja siis niimoodi monteerisin kokku. Muidugi mugavam oleks, kui lavast ütleb, et siit sellest peab kindlasti võtma sellise plaani, siit võtta samal ajal, kui see ütleb seda või toimub mingi action, peab selline plaan olema. No, see oleks ka huvitav, aga ma laiasin. Tegin oma loomingut. Aga jah, sellised tööd on põnevad, jah. Et kui hakata mõtted kokku tõmbama, siis tuleb vist teha ikka neid asju, mis endale meeldib. Jah, et ma arvan, et vastumeelselt neid töid teha oleks päris niru. Kindlasti vahel tuleb ka võttagi mingisuguseid asju, nagu uusi asju vastu ja katsetada ja vaadata, et kas see on minu teema. Näiteks ma teen praegu mingisuguseid tootefotosid, mis on iga kord selline paras nikerdamine, et kuidas nad sealt taustalt välja saada ja kõik, aga samas jällegi selline nagu vaheldus või väljakutse. Aga nagu me enne rääkisime ka sellest rahateemast ja sul tuli see, et mingid töid tuleb teha missioonitundest, et natukene võib-olla tuleb ka see mõte siit mängu, et tulebki oma töö eest küsida sellist õiglast tasu, sest siis jääb seda aega ja kapitali, et tehagi ka mingisuguseid töid, siis justkui pool muidu kellegi toetuseks. Need kliente on erinevad ju ka olnud, nii et aga ma lähen, võib-olla see on inet, võib-olla ma ei tohiks seda rääkida. Pärast lõikad välja siis. Jaa, ma ei räägi nimedega, aga lihtsalt on olnud mõnikord kliente, vaatad, ilus ilm on, et ma ei viitsi sinna tööle minna. Ja siis ütlen, et sorry, et väga ei saa, mul on nagu kalender täis, on ju, aga siis see klient on minu jaoks suht võõras ka. Kui ma omad kliendid, stamkunded on, ma tean, eks ole, loomulikult ma lähen, sest ma stamkunded tekkinud, eks ole. Aga kuskile täiesti, vabandust, mitte mõttetu koht, aga lihtsalt koht, kust ma ei tea, ma pean nii palju eeltööd tegema värki. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas ma talle ilusti ütlen, et ta nagu ei telliks, et tuubeldan oma hinda. Ja umbes nii ma arvasingi, et see maksab, on ju. Ikka läksin teise tööd tegema kiusti, aga samas oli jälle toredad inimesed ja mitte midagi inimestel viga ei olnud, aga lihtsalt see oli minu probleem. Ma ei viitsin minna tööle lihtsalt. Aga tegelikult oli töö lahe ja kõik laabus ja inimesed oli toredad ja töö tuli ka kenasti välja. Ja sai topelt summa. Täpselt, täiesti, et nagu öeldakse, et hinda tuleb täpselt nii palju tõsta, et endal hakkab ka piinlik. Ma proovisin, kuidas see käib. Oli küll piinlik, aga klient ütles, joo, tule tee.
see jah, see neid piire leida on hästi keeruline. On küll, jah. Ja mul üks hea sõber kogu aeg on rääkinud, et miks ma ennast nii odavalt kätte annan, on ju. Jumal õige, miks ma seda teen, tõsta hinda, elu läheb kallimaks, kõik sinna 3. 4. on ju. Ma investeerin oma tehnikasse, investeerin oma oskustesse, ma kogu aeg õpin juurde, on ju. Et see on tegelikult õige, see on ka rahastatav. See on kulu minu jaoks. Et jah, ma olen natukene korrigeerinud oma hinnaskaalasid, aga mul ei ole eesmärk, veel kord, mul ei ole eesmärk olnud rikastuda, vaid et klient saab seda, mida ta soovib ja sellise hinnaga, et me hiljem ka tänava peal teretaksime teineteisele. Jah, aga minu arust on ka see täiesti okei, kui tundagi, et mingit tööd ei taha teha ja ma olen ka näiteks öelnud, et lihtsalt, et ma pean enda koormust hoidma ja seetõttu ma ütlen ei ja et soovitan seda ja seda. Ma olen ka soovitanud, kui ma ei saa tulla, ma tavaliselt soovitan kohe inimese, keda ma tean, keda ma julgen soovitada. Ja mul ei ole konkurente, ma ei saa öelda, et kuule, et Jüri või Mari tuleb küsijaks ole nende käest, kuigi need pagan konkurentki võtad, mul löövad kliendi üle. Ma ei muretse selle pärast. Ja kui löövad üle, siis järelikult oli selleks mingi põhjus. Sest mul on ka tunne, et selline ideaalse kliendi leidmine natuke on selline nagu looduslik valik, et lõpuks need, kes on mõeldud sinuga koostööd tegema, need leiavad selle viisi ja kes ei ole sinu inimesed, siis on okei, kui nad lähevad ka kellegi teise juurde. Ja vahel on see, et tõesti, nagu ma ütlesin, et mingid projektid, mis ei ole õigesti nagu nii-öelda Exceli tabeli põhiselt hinnastatud, eks ole, mingi sümboolse hinnaga, aga seal saad rohkem seda vaimset tasu tagasi, et tükk aega mõtled, et jumala äge projekt teeks veel. Nii et selline lugu. Aga sul on ka kindlasti midagi ees juba tulemas ja pildistamistöid, suuremaid pulmi. Jaa, et praegu ma lõpetasin just sellise jõulumaratoniga, kus arvata võib, jah. Ajasid päkapikke taga. Ajasin päkapikke taga ja päkapikud mind taga. aga nüüd tasapisi on mõtted juba 2026 aasta suves. Räägin järjest suviste pruutpaaridega, paneme mingisuguseid ideid paika, teeme videokõnesid, aga ka endale üllatuseks, et panin siin mõni päev tagasi kodulehele taas nagu stuudiopildistamise ajad üles selle mõttega, et ma midagi panen, et need, kes siis detsembris ilma jäid, et saavad sealt broneerida ja endalegi üllatuseks tulevad siin lähikuud juba jälle sellised üsna tihedad, et mul selle koormuse planeerimisega on jätkuvalt probleem, et kogu aeg on tunne, et tööd nagu tuleks rohkem võib-olla, kui tahaks teha, aga see annab ka sellise mõnusa võimaluse, et kui keegi ka ära ütleb või vahel juhtub, et jääb haigeks ja on vaja edasi lükata, siis ei ole sellist, et mis ma nüüd teen, vaid pigem on selline yes moment, et okei, siis saab puhata. Just, et on nüüd, midagi teha. Ka vahel on mõned tööd on lihtsalt on juhtunud, kui videotööd jäävad ära, lihtsalt klient ütleb, et teatud põhjustel lihtsalt jääb üritus ära või lihtsalt, et ei saa minu teenust lihtsalt tellida, eks ole. Kõik on hästi, midagi teha ei ole, juhtub asju vahel. Ja mitte midagi, siis võtad oma 7 asja, lähed randa päevitama. Just. Või kui on see suvi, eks ole. Kui ei, siis teed muud asja, fotokas kätte, lähen metsa lille liblikat pildistama, nii et ka vägev. Vägev, et sa möllad ja hullad ja ma arvan, et me varsti teeme videot ka koos. Muidugi, jah. Mul on see mõned projektid juba tasapisi susisevad, kus ma tahan sind sinu kätt ja silma tarvitada. Kõlab hästi. Muidugi. Kuule, vägev, et sa siin lubasid oma stuudios niimoodi laiutada ja ateljee, kuidas sa nimetad seda ateljeeks või stuudio või kuidas ta seal on? Ma olen stuudiot kasutanud lihtsalt. Mulle on ka sõbralikum. Ateljee nagu suurte kunstnike, selline mingi, mitte et sa nüüd see vähem väiksem kunstnik oleks, tunnustatud inimene. Kuule, aga ma soovin, et sul see fotokas kinni kiiluks ja mälukaart toimiks hästi ja klient jätkuks. Jah, aitäh ja sulle ka karv objektiivile või sõrmejälg objektiivile ja tänan. Et läheks hästi. Mitte peaks AI-d kasutama. Just. No nii, selline sai siis seekordne saade. Tund ja 17 minutit lendas nagu linnutiivul. Ehk said sinagi sellest jutust endale uut inspiratsiooni või hoopis julgust võtta ka kätte kaamera ja minna pilti tegema.
see fotoretk fotomaailmas toob sulle kindlasti uusi kogemusi ja emotsioone. Tasub katsetada, usu mind. Aga kindlasti vaata ka Reti kodulehte retifotod.ee. Seekord siis kõik. Järgmised vestlused juba varsti. Kuulmiseni!